Toomas Pauri autorisaade. Alustame saatega, minu tänaseks saatekülaliseks on Rain Komlev ja tema abikaasa Birgit Lõhmus Komleva. Räägivad kahekesi, kus nad elavad ja tegutsevad seal Elva vallas. Hellenurme mõisast on neil eraldatud väike ruum, kus nad teevad siis terve mets. Ma ei tea, palju seda mets on, aga kohe saame teada, kus on siis voolikud täis, korjatakse kevadel kasemahla, seda rikastatakse, hapendatakse ja ta on müügis Tartus, ma tean, kus seal müüakse ja mina kasutan seda aastaid ja see on väga hea, kui sealt vana inimene kõht ei käi korralikult läbi. Aga olge head, Rain ja Birgit, rääkige natukene endast. Ma tean, et te olete 11 aastat abielus või natuke rohkem ja palju teil lapsi on ja siuke väike sissejuhatav osa. Tervist, mina olen siis Rain. Ja mina Birgit. Ja meie oleme siis Elva valla elanikud. Mina olen Elva EKRE fraktsiooni esimees volikogus koalitsiooni ja tegeleme siis kasemahla toodete valmistamisega. Toomas, natuke täpsustuseks sulle, et olime mingi aja jooksul Hellenurme Mittendorfi mõisas, kus meil olid ka ruumid, aga oleme oma tootmise ja tegevusega nüüd ümber kolinud Vahemetsa tallu, kus me elame, meil on loomad siin ja toimetame siin. Ja meil on 2 hobust, meil on 2 koera, 3 kassi, lehma ei ole. Kevadel hakkate siis kaskedes seda mahla välja puurima ja terve metsaalune on. Kas see mets on teie oma või, see 3,5 hektarit? Jah, see pisut rohkem kui 3,5 hektarit on meil enda kinnistu, mis asub Otepää looduspargis ja sealt see kasemahla korje siis veel käib selle Kanada sellise vooliku süsteemiga õhukindlalt ja korjame kevade selle 2-3 nädala jooksul siis oma vajamineva kasemahla ja seda siis väärindame. Kas keegi veel peale teiega seda siis väärindab kasemahla? Eestis ma mõtlen. Ja on üksikuid tegijaid, aga nad üldjuhul kas siis pastöriseerivad seda või siis teevad väga lühikese ajaga sellise joogi. Erinevalt meist meil läheb väga pikalt selle joogi valmistamiseks, 5 aastat lausa. Meil on veel erinevaid tooteid siin, et sellest me saame siin kõike rääkida, jah. Ma mõtlen see kasemahl hää, mis ta on see pudeli peal, mida minagi joon aastaid ja ma ütlen ausalt väga hästi, mul oli ka kõht veel kinni ja mul oli probleeme, aga nüüd tänu selle mahla joomisele olen ma sellest probleemist nagu valla saanud, aga mis asi see on, et kui inimene esmakordselt kuulab, et iga üks korjab kasemahla, mina korjan ka kasemahla ja joon teda haputas hilis sügisel, et mis see erinevus on? No erinevus on küllaltki suur. Meie oleme selle teemas olnud juba 10 aastat ja oleme siis selles kasemahlas oleme teda erineval kujul tootnud, et algselt hakkas meil juba siis 2015 pihta sellega, aga võib-olla sellest väga pikalt ei peatu, aga olid siis erinevad joogid olid siis maitsestatud hapendatud kasemahlast, mis oli siis 1-aastane, aga vahe nüüd selles, mis on see täna jook, millest sina räägid, selle nimi on hästi, siis tähehaaval siis ta hüvasti ärev seedimine, tere immuunsus ja see töötab tõesti oma nime vääriliselt. On küll, jah. Aga ütle nüüd, mis siis Birgit teeb seal, loeb raha, kui sa seda müüd või on ka temal mingisugune eriline ülesanne selle mahla tootmisel? No me oleme tegelikult ja alustasime 2015, kui me... Ja tere ka Birgit sulle. Tere Toomas. Et 2015 alustasime kogumisega, nagu Rain juba ütles, et tegelikult me maitsestasime esialgu seda kuivatatud õuntega, mõtlesime, et kuidas saab säilitada, panime kuivatatud õunad sisse, see maitses nagu mega hästi, siis mõtlesime, et aga proovime piparmündiga, sest see meie lemmik, seega maitses hästi, siis me andsime seda oma sõpradele, tuttavatele maitsta ja siis mõtlesime, et pakume siis juba kõigile ja tegelikult võeti need joogid väga hästi vastu ja me käisime Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis õppimas jookide tehnoloogiat ja peale seda tuligi meil välja hästi, sest me saime teada, et on bakterid, kuidas neid kasvatatakse ja nii edasi ja mõtlesime, et laseme testida ka oma jooki
sest see nagu mõjus inimestele nagu väga hästi, me ei teadnud seda ennem, on ju, siis laborianalüüsid kinnitasid, et selles ongi miljardid piimappebakterid. Nii ta tuli, nii ta sündis. Et kui sa küsid, et kas Birgit nüüd loeb raha, siis jah, õnneks seda nii palju seda tegevust ei ole vaja, et saab ka muude asjadega tegeleda. Ei, mina olen Birch-Lagoonis siis hetkel turundaja. Püüan siis turundada nii hästi kui oskan ja hetkel käin ka Tartu Ülikoolis kursusel disain ja digikommunikatsioon turismisektoriks, nii et õpin ja töötan üheskoos. Väga haritud olete, aga ma mõtlen seda, et kaski laborites on seda uuritud, minagi joon, sest ma usun sind ja ma usun ka seda, et ma olen sellest probleemist lahti saanud, aga kui hakkad müüma, siis inimesed tahavad teada, kas tal on selline, ütleme, meditsiinipoolne kontroll. Ja meil on tehtud METK laboris piimappebakteriproovid ja erinevatest teadusuuringud, me oleme välja otsinud 6-8 teadusuuringut, kus nähtub, et piimappebakterid toetavad soolestiku tööd. See on ka tegelikult üldtunnustatud lause, perearstidki ju soovitavad teatud puhkudel tarbida piimappebaktereid, et see toetab soolestikku. Et meil on jah. Et meie tootes on siis viimane partii oli 2,94 miljardit piimappebakterit liitris ja see võtab aega, kui sa enne küsisid, et mis vahe nüüd on teiste tootjatega, siis tähendab see pikk aeg ongi väga oluline, kuna piimappebakter kasvab hästi aeglaselt ja väga kindlatel tingimustel, et meie oleme 10 aastaga selle endale selgeks teinud, mis tingimusi see vajab ja meie neid mis tingimusi anname ja piimappbakteri seadus väga kõrgele siia kasvab ja et see 5 aastat on nüüd täpselt vajalik siiski, et erinevatel temperatuuridel hoida kasemahla. Me ei lisa mitte midagi ka sellele kasemahlale, see on see eripära ja lihtsalt me anname sellised vastavad tingimused ja piimappakter kasvab seal. Huvitav on veel asjaolu, et viimane 2 aastat oleme kasutanud siis fermenteerimise selleks lõppemiseks hoiame siis seda toodet suurte mahutitega tiigi põhjas sügaval, et see fermentatsioon lõpeks väga ühtlaselt ja kenasti. No mina võtan 30 grammise väikse sellise pitsiga ükskord päevas hommiku, et milline see õige norm on, et võib-olla mõnel kell on väga kinni, pea pool klaasi võtma. See oleneb tegelikult, ma toon sulle mõned näited siin, et mina olen ka ütlenud inimestele niimoodi, et erinevalt võib-olla küll arstidest, kes panevad olenemata keha kaalu ja muude asjade järgi kindla tabletikoguse, aga tegelikult ikkagi inimese suurus, kõik seedimise kiirused ja kõik on erinevad, et ikkagi ütleme selline põnn suutäis, on ta siis 25-50 grammi sinna vahele ta võib olla ja seda nüüd on ka jällegi mitme erineva versiooniga, et kui on nagu selline ravi või üldine keha parendamine, siis hommiku tühja kõhule üks selline vitsikene, 10 minutit ei söö joo, ta tekitab huvitavad asjad seal, et tekitab sellise kaitsekile, mis siis ravib anomaaliaid erinevaid ja mina kasutan seda õhtuti, sest mulle meeldib õhtuti süüa ja õhtul lähen voodisse ja on kõht nagu liiga täis, rasken olla, siis võtangi punnsuutäie, 1-2 minut on see raskustunne kadunud, aga meil tuli üks tagasiside, üks siis, mis mul kohe meenub on, et sõber või tuttav käis Portugalis ja tuli tagasi ja tal olid väga hullud kõhuprobleemid ja tema võttis küll pool klaasi või klaasi korraga ja ütles, et tal oli ka nagu koheselt oli korras, et need on ka sellised päris SOS olukord, siis nagu võid seda teha ikkagi, kui sul on ikka väga-väga halb, et tal oli ikka halb. Tal oli toidumürgitus ja ei aitanud seal miski tabletid ega midagi ja siis tal tuli see kapist meie kingitusena, mis ta kunagi sai ja sealt ta siis ühe lonksu pani sellise korraliku, võib-olla tõesti klaasitäie ja aitas.
või siis teine tagasiside, kuidas inimene ütles, et kas see võib vererõhku nagu alla võtta, et tal on madal vererõhk ja ta võtab seda hommikuti ja ta tundis, et ta läheb halvemaks, aga minul endal on ka madal vererõhk ja mina seda ei tähelda, sest mina olen õhtuti võtnud ja siis ma soovitasin võtta tal õhtuti ja talle see väga sobis. No ja ütleme, et mina olen sinu jutu peale võtnud seda, kui mul probleem oli, aga kas te olete arstidega ka nagu nõustanud ja konsulteerinud? Tähendab, meil on kliendibaasis päris mitmed perearstid, kes võtavad ikkagi ka arvestatavaid koguseid ja nemad, kui nemad juba ütlevad, et see asi töötab, no keda me veel usaldame. Aga siin Eesti riigis on selles mõttes, et tegelikult meil on maikuus saati käinud PTA-ga siis selline kirjavahetus või mõttevahetus, et nad tahtsid, et me koristame oma joogi ära üldse turult, tegid ettekirjutuse ja nii edasi, et meil on valeväited sildi peal, siis meil on sildi peal lause, et piimhappebakterid või toetab soolestiku tööd või toetab seedimist ja PTA siis väidab, et sellist asja ei tohi peale panna ja et aga tegelikult võib, sellepärast et see on teaduslikult tõestamata ja et mingid seadused ei luba, aga kuigi selles samas seaduses on ju selgelt kirjas, et üldtunnustatud lause on see, et piimhappebakterid toetavad soolestiku tööd, arstid ju ka soovitavad, jah. Et põnev on see, et see on see väike ettevõtete kius ikkagi jätkub. Meie loomulikult seisame enda eest ja oleme siiamaani saanud ikkagi jätkata ja ei ole probleemi olnud. Aga kuna me oleme saatnud ka neile igasuguse PubMedi väljavõtteid, kus siis on teaduslik tõestus olemas ja saime kuu aega tagasi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt eriauhinna tunnustuse, kus on siis suurelt kirjutatud, et miljard piimhappebakterit ei saa eksida. Et suur tunnustus meile ja kõik jätkub. Kui ma ostan poest selle pudeli, mina olen ostanud Tartu Lõunakeskuse turupoest, et kas siis on tal mingi tähtaeg ka, et kas sa jood kuu aega või 1,5 kuud, et on tal mingi säilitusaeg ka? Kuna see fermentatsioon on kestnud 5 aastat, see on täiesti elus toode, ta on kõik need protsessid väga aeglaselt kenasti ära lõpetanud ja sellel kui on kork peale keeratud ja tähendab, kui ei ole lahti keeratud, siis ei ole säilimisega mingisugust probleemi. Kui nüüd on lahti keeratud, siis on seal üks nõuanne, et võiks 2 nädala jooksul selle ära säilitada ja seda võib hoida toasoojas. Siit üks tähelepanek, mida tahaks ka praegu mainida, on tulnud tagasisidet, et kuidas saab olla nii selges joogis miljardid piimhappebakterid. Siit üks seletus selle kohta, et meie joogis on piimhappebakterid kapseldunud kujul. Kuna nad ei saa aastatega seal teatud vajadusi edasi arenguks õhku piisavalt, siis nad kapselduvad ja nüüd, kui keerata see kork pealt ära, üsna kiire hakkab siis elu käima selles mõttes, et piimhappebakterid hakkavad siis kapslist välja tulema, et nad paremini veel siis aitavad organismil seedetrakti parandada. Et jah, see soovitus, et 2 nädala jooksul, kui on lahti tehtud pudel, võiks selle ära tarbida. Kes siis mõned kliendid tahavad nagu ei tee endal iga päev ravi, vaid nad võtavad seda vastavalt siis vajadusele, kui on kõrvetised või puhitised või erinevad seedehäired, et või on siis kõrgvererõhu või mingi probleem, et kui aeg-ajalt võtta, siis võib panna selle külmkappi ja siis sealt aeg-ajalt võtta, siis ta selle külma käes siiski säilib kauem, ikka päris mitu kuud võib seal hoida niimoodi, kaavatud pudel. Mina võtan tead lõpuni, aga too läheb kaua mul kui 2 nädalat, need peaaegu kuu. Jah. Siuks väikes koguses, et too ei tee halba. Absoluutselt halba ei tee ta kellegile, ta mõjub väga hästi ka, kuna mul on endal 4 last ja 5 lapselast, et mis lapselapsed on kõik kõhud saanud korras hoitud sellega, et ka isegi läbi rinnaviima paneb lapsel kenasti kõhu käima, et asi töötab. Nii, ütleme, et teil on seda metsa seal 5 hektarit, et kased lähevad jämedavaks, seda ohtu ei ole, et ükskord see mahl otsa saab? Korjesüsteemist võib
võib-olla räägiks nii palju seal, et me esiteks puurime sinna puu sisse väga peenikese augu, mis on 8 millimeetrit, et vanasti ummerdati igavesed suured augud ja see tõepoolest kahjustas seda puud. Aga selline väike auk nüüd ei kahjusta. Ja see auk kasvab kenasti paari aastaga kinni, et siit koha pealt soovitus inimestele, kes siis ka koguvad kasemahla ja siis, kui see kasemahla see jooksuaeg saab kevadel läbi, siis tükivad kohe sinna punni ette lööma sinna auku, mis on absoluutselt vale liigutus, seda ärge tehke, et jätke see auk lahti, see kasvab ise kenasti kinni, puu hoolitseb selle eest. Ja kasemahl sealt otsa, see on jätkusuutlik korjeviis ja me iga aasta ei korja, et me jätame ka mõned aastad vahele, et puud saaks puhata, aga see toimib. Et eriliselt ei pea puud häätama, et see on puht looduslik? Ei pea mitte midagi tegema ja loodusel on kõik selleks vajalik olemas, et see maht tuleb sügavalt maa seest läbi juurte pungadesse, et puul on vaja kevadel siis oma pungi kasvatama hakata ja üks võike võib-olla erisus teistest korjajatest on ka see, et kui kasemahl jooksma hakkab, siis meie esimene 4-5 päeva kohe ei võtagi, et me laseme selle esimese vajaduse puhul saada sinna pungadesse ja siis me hakkame siis sellega tegutsema edasi. Ja seal on ju sees veel erinevad mineraalid nagu kaalium, kaltsium, tsink ja magneesium, et need on ka täiesti looduslikul kujul, et me ei ole neid sinna lisanud. Nagu väidab vahepeal siin PTA, et laseb AI-ga välja tekste, saadab meile, et on fermenteeritud jook ja lisatud piimappe bakteritega ja selliseid asju, et ja nende jaoks on fermenteeritud jook on siis mulliline jook, kus on piimapbakterid lisatud. Noh, hea küll. Meie teame, kuidas meie seda teeme ja me veel kord ütlen, et me ei lisa siis kasemahlale mitte midagi peale selle aja ja oma teadmiste. Ja selles olete väga tublid, et see ma kiidan, aga nüüd ma küsin, et kõige raskem on turustamine kahekesi, ma olen näinud teid erinevatel suvistel laatadel, aga kus teil talvel käib see turustamine? Turustame läbi, siis meil on, nagu sa ütlesid juba Tartu Lõunakeskuse taluturus, on ka Pärnu ja Tallinna taluturgudes, aga jah, laatadel, sellepärast me käimegi hästi palju laatade peale, et saada seda vahetut kogemust inimestega ja igat asja tuleb selgitada, uued asjad algusest tuleb rääkida. Ja muidugi on meil ka koduleht www.pirtslakoon.ee ja Facebookis, läbi Facebooki meiega ühendust võttes samamoodi saab tellida, et kõik kontaktid on internetis leitavad, kui midagi on, siis võib meile täitsa vabalt helistada, et me võtame vastu ja oleme sõbralikud. Ja tasub kindlasti vaadata meie kodulehtes, meil on aeg-ajalt väga soodsaid pakkumisi ja on ka varsti tulemas, et saada soodsamalt. No ütleme, et ühest poolt on, et ma saan aru, et väiketootjaid jah, täna Eesti riik kuidagi ei toeta, kui saaks ainult neile kõksti, aga kuna te ei ole ka sellises turus, kus te võite teisi nagu siis oma hinna või kvaliteediga nagu ütleme, turult välja turgus suruda, aga teil seda ei ole ju. Jah, meil ei ole sellist. Ei, no tegelikult ikka on küll suured ravimitööstused, apteegikaubad, et see on tegelikult päris suur ring seal ja eks keegi tundiski ennast ohustatuna sealt ja sellepärast meid nagu nii hullusti kontrollitaksegi, et tegelikult nad kontrollivad, PTA kontrollib silte, aga teda ei huvitagi nii väga, mis seal sees on, et umbes tehke need proovid ära, et see on nagu oluline on nagu vorm, mitte sisu on ju, et me näeme seda igal pool, me näeme oma vallajuhtimises, millest me hiljem siis võib-olla räägime, et täpselt samamoodi, et on oluline vorm, aga mitte sisu on ju, et jah. No nii, me teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslasteks on Birgit ja Rain. Me kokku saame salajases paigas, kus tänavatel pole nimesid. Seal kohvikutes meile mõeldud aias, sa tead ju küll, et juhtub imesid. Mesimurakased hommikused udud, meile õpetanud headust taipama.
kes küll päevamustrit nõnda moodi kuudus, kipun hullumoodi õnne paitama. Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem valutu. Sest lahkusega tasa hilju harjub, sind tundelauas kõik on palutu. Me kokku saame salajases paigas, kus tänavatel pole nimesid. Seal kohvikutes meile mõeldud aias, sa tead ju küll, et juhtub imesid. Me kokku saame salajases paigas, kus tänavatel pole nimesid. Seal kohvikutes meile mõeldud aias, sa tead ju küll, et juhtub imesid. Nõnda kasvame koos roherähni naerus, tundes noore hane paju muretust. Mitu soovi peidus elumere kahevus, kevadunesid ja suve unetust. Kui saabuvadki jahedamad ilmad, on varnast võtta mantlid palitud. Häid lugusid vaid näevad meie silmad ja meie hetked hoolsalt valitud. Me kokku saame salajases paigas, kus tänavatel pole nimesid. Seal kohvikutes meile mõeldud aias, sa tead ju küll, et juhtub imesid. Paigas, kus tänavatel pole nimesid. Seal kohvikutes meile mõeldud aias, sa tead ju küll, et juhtub imesid. Sa tead ju küll, et juhtub imesid. Sa tead ju küll, et juhtub. Te tegelete ka poliitikas, olete läinud või millegi pärast EKRE-sse, vaata kui lähete Reformierakonda, siis ei kontrolli teid keegi, käite rahulikult laatadel ja pole mingisuguse olnud väiketootjad või natuke suuremad. See oli COVID-i ajal, kui me liitusime, sest tundus, et nemad ajavad kõige paremini rahva asja. Ja muidugi ega meid käidi ka sikutamas, Reformierakond käis sikutamas, et no kui valimistel lähete, siis tulge ikka ja enne seda ju saime muudkui auhindu, kõik meie joogid ja olime hoitud ja nii kui me EKRE-sse läksime, siis tegelikult hakkasime tundma seda poliitilist kiusu, aga ega me ise ka kergete killast selles mõttes ei olnud ju, et kui mina tavalise inimesena läksin volikokku, siis minu esimeses volikogus vanadest poliitikustest ütles, kus mask on, miks maski ole, me peame seadust tulenevalt maski kandma, siis oli see maski kandmise kohustus, aga tegelikult volikogu istungitel ei pidanud maski kandma, et kohe hakati peedistama, kohe visati nagu vette ja ma pidin hakkama ujuma, et no see oli omaette kogemus see 4 aastat. Et Birgit on soendanud koha, selle 4 aasta jooksul on palju vett merre jooksnud ja poliitiline olukord on nüüd päris kõvasti muutunud. Aga see tookordne opositsioonitöö oli väga tugev, tänu millele need uued muutused said võimalikuks. Et ikka paljud eelnevad poliitikud, kes ei töötanud rahva heaks, siis on ennast taandanud, juba enne valimisi paljud ära läinud ja täna on siis peale KOV valimisi teine seis. Ja ma ütlen nagu julgelt, et olge need, kes te täna olete opositsioonis, et te saate teha nagu päris palju asju, et asi ongi nagu julgus ja tahtmine, siis tulevad ka teod tagantjärgi, et esialgu kui minu üle naerdi, sest ma olin täiesti ju, ma ei teadnud poliitikast mitte midagi põhimõtteliselt, siis täna ma võin öelda, et selle 4 aastaga oleme me teinud päris suure töö ja minema löönud selle rämpsu siit Elvast, kes Elva maksumaksjad koormas. Kui suur see Elva volikogu on?
oli kogun praegu 25 saadikut, eelmine oli siis 29, et sealt vähendati 4 võrra, jah. Mis põhjusel vähendati? Raha ei olnud või? See on kokkuhoiu koht ikkagi, et ja ei ole vallal vaja. Raha niikuinii ei ole, sellepärast... Või see ei olnud teie töö, vaid see oli sellest, et elanike arv vähenes Elva vallas? Elva vallas pole nii palju elanike vähenenud, aga minimaalne arv, mida saab, on 25 saadikut ja see otsus tehti ja täna see töötab. Oota, kas te mõlemad olete nüüd Birgit sina, Rain, oled nüüd volikogus, jah? Jaa. Sa ütlesid õieti, Birgit soojendas sulle kohta. Jah, Birgit käis siis eelmine aeg, 4 aastat siis oli opositsioonis ja nüüd siis, kuna peale KOV valimisi said siis koalitsiooni Isamaa ja EKRE, mina olen EKRE-s ja meie lõime siis koalitsiooni. Oota, ja koalitsioon on täna Elva vallas, kes need moodustavad? Isamaa ja EKRE. Isamaa ja EKRE, jah? Isamaal on 12 kohta ja EKRE-l on 3 kohta. Ja vallavanem on siis Isamaa mees või naine? Vallavanem ei ole sõrme andnud praegu erakondadele ja ta ei osalenud ka KOV valimistel. Et tema on rahva inimene, väga seisab hea hariduse ja ausa ning avatud juhtimise eest. Mis ta nimi on? Nimi on Karin Aabel. Karin Aabel, paljud seostavad Aabeliga, kes elab Elvas, aga see ei ole suguluses. Aha. Kui vaadata, siis need Elva valla rahad on ju väikesed, selle eest sa ütled küll, et teeks rahva heaks, aga need on nii väikesed, et neile saab kuidagi ära elatud, sest üldine on ikka riigipoliitika, millist poliitikat ajab riik ja kui palju eraldatakse vahendid näiteks mingite projekti, mis teil seal suured projektid praegu tulekul on, kas see Ujula ükskord saab valmis või? No Ujula kindlasti meil on koalitsioonilepingus sees, aga mitte enne 2 aastat kindlasti. Enne tuleb Elva vallas tegeleda veehinnaga, sest veehind on väga kõrge, kuigi me oleme ka Elva ise ju Emajõe veevärgis suur osanik, et enne tuleks saada veehind alla, et enne Ujula kallale minna, et asjad peaks liikuma õiges suunas. Ja kui sa mainid, et Elva vallas on raha vähe, väike või ta on ikkagi suur vald, Elva vald. Palju elanikke on, 14 000 või? 14 500, ma panen puusalt, päris täpselt praegu ei ütle, aga 14 500 ligi. Ja tegelikult rahvast ja makse ja eelarve on täna meil ikka 39 miljonit, et see pole suugi väike eelarve. Kui seda nüüd õigesti majandada selle eelarvega, siin on nüüd need probleemid. Et eelmine vallavalitsus elas väga pillavalt ja glamuurselt, et kui me vaatame Elva 8. sünnipäevapidu, kuhu kutsuti kohale A-klassi bänd esinema, mis maksis üle 7000 euro ja nii edasi, et kui ühe sünnipäeva alla pannakse 20 000 eurot, siis see on pillamine, kus ei ole oma esinejaid, seda saaks teha väga väikese eelarvega, aga see pillav ja glamuurne eluviis viibki valla. Ja ikkagi üle 15 000 kulutada sünnipäeva peale, kui lastel ei ole õppevahendeid koolis, ei ole vastutustundlik ja samas kui keegi selle peale veel vastutust ka ei võta, siis sellised asjad ei ole ilusad. Ma kuulan teid ja mõtlen, et kui EKRE on tõesti selline rahva arvamusi arvestab, siis ma kahjuks pole, ma olen neid küll vasakul ja paremal, et kas seal siis Isamaas on mingisugused Elva vallas teised isamaalased kui üleriigiliselt või on see teie, te opositsioonis olidki Isamaa ja EKRE või? Ja varem olidki Isamaa ja EKRE opositsioonis. Koostöö on olnud 4 aastat väga korralikult töötanud, aga selles mõttes kõik on inimestes kinni, et kindlasti loeb see partei ka, aga vähemalt meie vallas on Isamaa liikmed ka ikkagi seisavad valla inimeste eest ja loodame, et see nii jääb. Et EKRE kindlasti on lõpuni, meie ei anna alla, me oleme koolide taastamise poolt, mis on siin varem ära võetud kogukondadelt ja lastevanematelt
ja me oleme juba häid otsuseid teinud, et meil on juba tegelikult teises või teises volikogus tegime otsuse, kus juba Elva valla lastele on koolitoit tasuta, et suured asjad on juba tehtud, et liigume ikkagi rahva tahtes. Ütleme niimoodi valijad, et Elva kogukonna, et see Isamaa liit on lihtsalt foon ja seal olevad inimesed on ikka kahe jalaga kindlalt Elva valla kodanike poolt. Jaa, tundub nii praegu, loodame, et see ka nii jätkub ja et saame ikkagi teostada neid lubadusi, mis meil on koalitsioonilepingus ja neid lubadusi on meil ikka päris kõvasti seal ja tasapisi liigume ja täidame neid. No ütleme, volikogu esimees on ka Isamaast, jah? Volikogu esimees on Fred Koppel on Isamaast, jah. Aseesimees on EKRE-st Aivar Õun. Aivar Õun, vana tegija. Tunnen isiklikult. Aga ütleme niimoodi, et kuivõrd te nüüd neid asju, mis seal Elvas vaja teha on, üks on emotsioon ja teine on see reaalsus, et kas seda raha on ja kas riigi poolt tuleb abi? Ma mõne sõnaga räägin siin sellest võib-olla riigipoolsest abist, mis on praegu veel saamata olukorras, on ka tegelikult, kui me ütleme, et raha ei ole, siis seal ridade peal on saada oma miljon. Näiteks lõpetamata projektid, päris mitmed projektid on lõpetamata eelmise juhtkonna vedamise poolt, ei ole need asjad lõpetatud kenasti. Kas neid on muudetud või nad ei ole tähtajas ja sealt need saada olevad toetused on tagasi saamata, aga see on nagu üks asi, aga tegelikult me näeme, kuidas seda vankrit on veetud ja sellele on nii palju kulutatud, et saada mingid teenuseid asju, siis makstakse tegelikult üle, seda struktuuri tuleb muuta ja need tegevused tuleb anda erasektorile, et vald ei pea olema erasektorile konkurent, vaid toetaja ja pigem mina näen, et vald võiks olla selline kontrollorgan, kus ta vaatab siis nende lepingute korras hoidmist ja niimoodi, et kõike ei saa alati ise ära teha, need allüksused, mis on nüüd siis valla osalusega ettevõtted, need ausalt öeldes kurnavad ja kulutavad. No me olime alles mõned aastad tagasi käibemaksulõksus tänu sellele, kus ka üle miljoni kõvasti kaotati, aga neid asju, seda struktuuri on nii palju võimalik muuta. Alustama peab kõige enne sellest, et hakkavad ametnikud kaasa töötama korralikult, et täna ma tunnetan ja kuulen, kuidas kõik ametnikud ei taha seal tööd teha, kaasa töötada, finantsosakond ja kes veel. Selle vastu on rohtu, selle vastu on kena rohi, kõigene tuleb sisse viia korralik siseaudit, kes siis kontrolliks ära ja vaataks üle, mis on siiani tehtud ja kus siis neid kokkuhoiukohti veel leida, tegelikult neid on. Ütleb niimoodi, et kui Isamaa on teil enamusega seal koalitsioonipartner, kuivõrd nüüd ütleme Tallinna Isamaa siis juhtkond teid siis jälgib või nõu annab või surub peale, et tehke niimoodi? Noh, oled sa kuulnud? Ja ei, ma ikkagi kuulen kõike läbi, no ikka ma kuulen ju kõike, aga seal ei ole nagu selle koha pealt on lihtne, me oleme nagu isepäised siin, et meil ei ole nagu sellist vaja, sellist tuge või... Kui sa pidasid EKRE-t silmas või Isamaad praegu? Ei, ma pidasin Isamaad, no Isamaa on niisugune parempoolne erakond, tema, kui üleriigiliselt vaadata neid, siis nemad ei ole väga rahvasõbralikud, nad on küll kõvad propagandistid, et kõik vaja muresid lahendada ja hakata ametnikke pigistama ja tahetakse, et ametnik oleks rohkem, see on väga õige, et osa ametnikke, kes ei lahenda, sest volikogu käes on võim, võite homme päev nad lahti lasta, aga selge on sulle, et tuleb teha enne kontroll, mis on tehtud ja mis on tegemata jäetud. Ei, kindlasti seda. Mina ei saa Isamaa eest kõike rääkida, aga olen rääkinud kohalike saadikutega, siis nemad ütlevad, et nendel suuri suunitlusi ülevalt ei tule nii palju, et see mõjutaks. Ju nii ta peakski tegelikult olema, et iga vald ajab ikka oma asja, et ei sõltuks suurtest juhtidest.
no see on sulle hea unistuse tahaks oma asja, aga ma küsin veel seda, et kui te koalitsiooni tegite, kas teid on 3 käsi, no te olite määrav osad, siis need ülejäänud 12 isamaalast pidid olema tõelised rahvainimesed, et nad koos teiega läksid, et nad võivadki olla siis selles Elva vallas seda meelt, et teeme Elva paremaks. Jaa, ega selles suhtes palju neid variante seal oli selles mõttes, et ega kuulata tuleb ikkagi rahva tahet ja rahva tahe ongi ikka selline, et tahavad näha uusi inimesi, meil on ka praegu juba väga palju uusi liikmeid komisjonides ja volikogus praktiliselt 60% on uued liikmed, valla eri piirkondadest, äärealadelt igalt poolt, et kui siiamaani on keskseks saanud ikkagi valla keskuse Elva arendamine, siis nüüd me saame ikka liikuda ka juba äärealadele ja just nagu enne mainisin see koolide koha pealt, siis 2024 võeti Palupära väikekoolilt 3. aste, mida tegelikult rahvas väga ootab tagasi ja täna juba lapsevanemad tegelevad, korjavad seal allkirju ja tulevad koosolekud, kus me siis soovime, et saavad koolinoored oma keskkonnas ikkagi jätkata õpinguid. Palupära on tõesti, oli väike vallake seal ääre peal, aga ütleme, et aga lapsi seal on ikka, kes õpivad või? Ja on küll, siin on praegu ka siis, kui oli see kooli 3. astme hävitamine, oli jutt selline, et kui alla 50 lapse kukub, siis hakkab reform pihta, aga tol hetkel oli üle 50, ei olnud üldse vajadus seda liigutust teha. Aga no läks nii, aga lapsi on ja tuleb ka mujalt valla piirkondadest ja koolidest, et meil ei ole ainult oma külalapsed siin, vaid 50% on mujalt valla osadest ja ka väljastpoolt valda. Selle kooli eripära, ta on väike kool, kus on õpetajatel kena ülevaade, et iga õpilaseni jõutaks, et seda ei ole suures klassis ja see, et praegu nagu 6. klass plaanid järgi taheti, et ta lõpetab ja läheb edasi Rõngu, siis Rõngus on juba suured 7. klassid ja peaks lisa looma, et see kõik ei ole nagu proportsioonis, need asjad peavad olema kodulähedased. Et õpilase päev ei pea paljus mööduma bussi aknast välja vaadates, vaid ütleme, et Elva valla all on nüüd siis Puhja, siis Rannu, Konguta, Palupära. Rõngu ja mis veel oli? Konguta ja Palupära. Ja Rõnguta, Palupära, jah, need on nüüd. Ja kuidas see rahvas on nüüd kokku liitunud, et kas siin on erimeelsusi, kas te käite väljasõiduistungitel näiteks seal Puhjas? No Puhja oli ka vist siuke keskmine nõrk vallake, ega ta tugev ei olnud. Väiksed vallad kõik ja tasakesi toimisid ja ei saa praegu nagu ütelda, inimesed ikkagi ootavad, mitte kas ei ootavad on õige sõna, aga nendele meeldis see väike vallasüsteem paremini, et oli ikkagi juhtimine ligidal ja otsustega oldi rohkem kursis. Ja praegu ikkagi on see 8 aastat olnud ikka selline linnakeskne juhtimine, nendega äärealadele ei ole suurt jõutud, kui on, siis on eelmise vallavanema sinna Puhjakanti see fookus pandud, et ainult Elva linn ja siis sinna Puhja poole, lõuna poole siis Elva vallast. Lõunaosariik on, või tähendab põhjaosariik on hoitud, lõunaosariik on ära unustatud. Jah, no siin meil on ju kõige lähem oli Palupära vald ju, vanas Palupära vallas on Hellenurme, kus oli minu isa ju 23 aastat oli vallavanem ja tema seisis väga koolide jätkumise eest ja et katused oleks peal ja selline rahvainimene. Eks minu asi on seda natuke jätkata. No ja eelis sul selleks, et olla isa ja järglane ja tegus mees. Aga ma mõtlen, et teil on selline tõsine ettevõtmine, tootmine, turustamine, et sinna kulub nii palju aega, et kui palju seda teete seda muuseas seal valla volikogus käimist või võtad ikka kui tõsist tööd?
No praegu peaks ütlema ikkagi natuke teistpidi, et kui jääb aega enda asjadega tegelema, siis tegeleme enda asjadega ka. Prioriteet on kuidagi ikkagi valla asjad hetkel, et sellised asjad korda saaks, siis tasapisi saab oma asjadega ka tegeleda. See oleneb jälle päevast ja oleneb olukorrast, et kui me ikkagi käime suvel laatade peal, siis on ikkagi ju meie tööaeg, me oleme ikka tööl ja panustame võrdselt, mina tunnen, et panustame ikkagi võrdselt. Lihtsalt talvine aeg ongi see, kus ongi hea rohkem nagu tegeleda valla asjadega, aga niikuinii kogu aeg selle sees oleme, nii et jah, katsume olla igal pool niisavalt. Jah, ma olen kuulnud, kui ma teie juttu kuulan, siis te olete 2 noort tõsist inimest ja te võtate hingega, aga paljudes valdades, et nagunii minust ei sõltu mitte midagi, tuleb välja, et sõltub küll, et kui Birgit oli esimeses volikogus, siis ta tegi platsdarmi selleks, et vana valla valitsus, Elva valla valitsus sai ära vahetatud ja uued inimesed toodud, kes tahavad teistmoodi teha, need saab teha küll, et ei ole, et ei anna midagi teha. Annab küll. Selleks ongi vaja, ma ütlesin, julgust ja tahtmist, pealehakkamist, aga selle juures ei tohi ära unustada naeru ja lapsemeelsust. Ja mis on kõige tähtsam on avalikustamine, et miks siin Elva vallas asjad hakkasid liikuma, sest ma hakkasin üles panema, kuidas keegi otsustas, et kui koalitsioon ikka otsustas tõsta laste toiduraha, siis ma tõingi nimeliselt välja nimed, nende ametikohad, et kuidas õpetaja hääletab või kogukonna liige või kes iganes, et siis ju vallarahvas näeb, kes tegelikult kuidas hääletab, et see ongi see, et kes selle taga nende otsuste taga on ja tänu sellele ongi ju suurem osa endisest siis ka koalitsiooniliikmetest mõned on alles jäänud veel, et see avalikustamine ja see julgus avalikustada, see on kõige tähtsam. Et saab teha küll, kui tahab, aga kui kuulad inimesed kõik, niikuinii midagi ei muutu ja muutub küll, kui on tegijaid, aga vaata küsimus on, et inimesed ise on ka süüdi, ei viitsi valima minna ja pärast siis hakkavad kritiseerima, käi valimas mitte e-hääletusega, vaid paberhääletusel, mis on tõene ja on inimesi küll, kes viitsivad ja tahavad vallas tööd teha. Volikogus. On küll, kindlasti on, et lihtsalt tuleb fookus panna õigele kohale, et kõige tähtsam minu jaoks on see, et noored on meie tulevik ja me peame arendama koolihariduse võrku ja ikka selline, mis toetab peresid, mitte ei koorma neid. Ja neid tegevusi ju näiteks meil oli üks väga tore jõulud, tuli meil jõuluvana volikokku ja oli kaasatud noored loojad, et väga toreda sõnumiga ja et nende soov on ka, et neid märgatakse ja kui märgatakse, tunnustatakse, kaasatakse, vaat see on koht, kus kogu vallarahvast tuleb kas tunnustada, kaasata ja võtta otsustele kaasa, et me liigume sinna suunas, et just anda võimalust inimestele oma sõna öelda sekka. No see on väga õige jah, et vallas tuleb teha neid ühisüritusi ja ei pea kutsuma 7000-list ansamblit, vaid on olemas ka mehed, kes tulevad, tõmbavad lõõtsa 100 euro eest, aga tähtis, et inimesed kokku tulevad ja seal saab juba arutada ja inimestel tekib selline kokkuhoidmistunne. Just see on kuskile nagu tasapisi hääbunud, näiteks 8 aastat tagasi oli Elvas sünnipäevapidu, oli väga tore, kus oli siis oma valla kõik tantsugrupid ja see oli nii ära sisustatud kenasti, et oli tore vaadata ja kaasa laulda ja tantsida, aga nüüd on, kui läheb ära nii kõva glamuuri peale ja raha vildumise peale, kui raha ei ole. Ja kõige selle juures on see, et sul on A-klassi bänd, aga sa ei paku oma inimestele ei vett ega kohvi. Sa pakud torti, ma saan aru, tore tort on ju, anname natukene niimoodi selle matsirahvale siis on ju, et kui sa ei paku vett, siis see näitab sellist nagu üleolev suhtumine. See aeg on õnneks täna selja taga ja loodame, et see tagasi ei tule, sest oleme ausad, siis väga palju igalt poolt inimesed räägivad, et vana juhtkond
annab kõvasid signaale enda töölistele eelnevalt seal siis nende alluvatele, et kannatage veel veidike, et küll see koalitsioon laguneb ja küll me tagasi tuleme. Ja selleks tehakse tegelikult väga, ma ütlen kohe, et häbiväärset tööd. Küll mustatakse igasuguste teemadega, no oli alles eile üks põnev juhtum siin, kui meie koer 11-aastane Tiibeti Mastiff, nimi on Brett-Mart Kavoi, seostub kellegi ametniku nimega, sarnase nimega, siis tuli selline sõda ja kaebamised valda, et kui halvasti siis käitutakse ja mõnitatakse, aga ma juba aimasin, kellega on tegu ja just väga tore inimene ja ma olen alati seda inimest just nimelt tunnustanud ja aga keeratakse väga põnevalt niimoodi, otsitakse igasuguseid konkse ja võimalusi, aga täitsa tavalisi inimesi tõmmatakse nendesse poliitmängudesse ja kuidas sa näed, kuidas need inimesed on endas nii välja aetud, kuidas nad nagu ropendavad ja sõimavad, kirjutades sulle Messengeri, siis mõtled, et nagu pühamüristuse, et kui koledaks need poliitilised mängud siis veel minna saavad. Et valimatult kibestunud inimesed ja arusaadav, kui neilt on väga soe koht ära läinud käest, siis nad ei suuda kuidagi nagu enam siis inimlikud olla, aga et küll kistaks vallavanema postituste alt erinevaid kontekste välja, kuidas kui meie teeme tasuta koolitoidu lastele, siis kuidagi keerutatakse jutt ikka sinna poole, et see on laste arvelt ja küll vähendatakse toidukoguseid ja kvaliteeti, kuigi meil on hoopis teised suunad ja kus seda juba võetakse, et sellised avalikud mustamised, see on nagu meie siis tase siis, Ei, mina mõtlen seda, et kui teie ajate oma valla rahva huvides tulevaid siis poliitilisi tegusid, siis seda peab ju iga inimene aru saama, kas seda, teil on vallaleht ka ju, saate seal kirjutada, et inimesed peavad ikka lõpuks aru saama, kes on tegijad ja kes on seal pihku rääkijad, et mis seal halvustab või mitte, aga eks see mingi sõpruskond on ka, kellel on jälle oma toetajaskond, kes ennem olid võimul, sellest ka ma saan aru. Täiesti loogiline, see on ju arusaadav aga eks see võtab aega ja inimesed saavad ikka aru, läbi otsuste saadakse aru, kuidas vallaelu nagu hakkab ju päevalt vaikselt paremaks minema. Ja kõigile ei saagi meeldida, kui ajada õiget asja, siis sa ei meeldigi kõigile see fakt. Kõigile peaks just meeldima, kui saad õiget asja, see ebaloogiline. See ei jõua kohale inimestele, vaata, kui me võtame valla eelnevalt juhtimis olukorras, kus me peame valla võtma 400 000 miinusega üle, tänane vallavalitsus on teinud tublit tööd, nad on saanud juba pool sellest summast katta, aga neid miinuseid ja auke on ju palju, et see võtab ikkagi natuke aega, et see finantsvõimekus taastuks vallal, aga küll see tuleb kõik päevalt, lihtsalt tuleb elada. Teil ajaleht on ikka teie kontrolli all või? Ajaleht ikka see nüüd on Elva valla leht, hakkab käima kord kuus ja ikka seal tuleb kajastust pisut rohkem kui varem oli. No nüüd on meie kontrolli all, sellepärast, et eelnevalt ei olnud võimalik sinna oma lugusid panna, seal oli ainult nende kiitused ja nende tehtud asjad, aga et mina nagu kodanikuna või volinikuna oleks saanud oma arvamusloo kirjutada, see oli välistatud. Aga kas teil on seal tõsiseid ettevõtjaid ka, kuidas te nendega siis suhtlete ja neid innustate? No eks ikkagi nüüd tulebki läheneda just pigem oma valla ettevõtjatele ka igasugust läbi kas või selle, et me hakkame andma just need tööd, mis on lepingujärgsed, olgu need lumelükkamised, inaniitmised, rannaäärse koristused, kõik sellised pudi-padi, kõik anname eelistame ikkagi oma valla ettevõtjaid, nii palju kui me saame, muidugi avalikud pakkumised ja kõik, aga niipidi igasuguste tunnustamiste, reklaamidega, toodete ja meenete müügi, mis täna on ka, ütleme nii, et läbi valla kui läbi selle keskuse siis, Elav Elva keskuse müüakse neid tooteid ja ninni-nänni
ja kui see on nagu jõulude ajal mitu nädalat kinni ja vaata need asjad, need struktuurimuutused on vaja teha, et jõuda nagu nendele ettevõtjatele lähemale ja üldse kogu rahvale, et neid samme on võimalik teha. Tuleb märgata. Sest praegusel hetkel tegelikult reklaamitakse Elva valla tootena vaid ühte toodet ja selle ettevõtte isegi pole Elva valda sisse kirjutatud, et ta on Tartusse sisse kirjutatud. See vist on küll Elvas kasvanud tüüp, kes seda ajab, aga miks siis reklaamitakse ja panustatakse ainult ühte ettevõttesse, mis tegelikult ei ole isegi, ei too makse Elva valda, et Elva maksumaksja maksab kõik tema selle kampaaniad ja reklaamid kinni. Seal on muutusi kohti. Et seda näed, kui näed seda ebaõiglust nii lähedalt, siis peaks saama küll muudatusi tehtud, mis teenivad inimest ja ettevõtjat. Ma mõtlen, et üks asi on muidugi teha inimestega neid pidusid, aga näiteks ka koosolekuid, kus tutvustada oma lähenevaid nägemusi elu korraldamiseks terves suures Elva vallas. Et kus rahvas saab kohale tulla ja teie seal siis seletate, räägite, sest ettevõtjad on kõige tähtsamad. Teile peab kõige enam vastu tulema, nendega peab arvestama, neid peab kokku võtma ja nendega arutama. Absoluutselt õige lähenemine ja nii see hakkab olema. Ka samamoodi need kõik volikogu komisjonid ka töötavad niimoodi, et ei ole ainult Elva vallas või seal linnas, vaid nad on ka üle valla, käivad igasugust siis kultuurimajasid pidi ja koole pidi, et kus vastav komisjon siis mingit tööd teeb, et ka kaasata ka rahvast ikkagi. Et see ongi see põhiline minu arust, et võimalikult palju anda infot välja, kus mis toimub, et inimesed saaksid tulla ka oma sõna ja mõtetega ja sellest siis võib-olla tulevad ka muutused paremad. Praegune valitsus ju siis Elva koalitsioon ju tegi oma komisjoni liikmetele kohtumise, kus nad said siis kokku teineteisega tutvuda ja inimesed olid vist väga tänulikud. Esimest korda selline tutvustav koosolek, mis on üldse komisjonide töö vajalikkus ja kõik, et suur tänu sealt Reet Koppelile just, et tema ettevõtte. Et need seletasid uutele komisjoni liikmetele, kuidas komisjoni töö käib ja kõik sellised asjad, et inimesed olid tänulikud ja sellest hakkabki kõik pihta. No nii, 1 minut on jäänud ja nüüd Birgit ja Rain, olge head, siis öelge kõige olulisem, mis te tahate nüüd raadiokuulajatele edasi öelda. Jah, me oleme nüüd siin pikalt rääkinud juba, aga ikkagi sõnum, et meie liigume selle pooles, et Elva vald oleks ikkagi hea koht, kus inimestel oleks hea elada ja koht, kuhu kõik tahaks tagasi tulla. Liigume selles suunas ja samas tegeleme oma kasemaale asjadega veel ja nii jätkumine. Ja mina ütlen, et olge julged, viige see muutus ellu just läbi julguse ja ärge unustage naeru ja lapsemeelsust. Suur tänu teile, ilusat päeva jätku. Aitäh, kõige kõimist. Aitäh, head raadiokuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade.